Täna kõlisesid siin Tartu Raekoja saalis pokaalid, sellepärast et Isamaa ja Reformierakonna koalitsioonileping sai allkirjad. Ometi tuleb tõdeda, et võimukõnelused algasid väga rabedalt, sellepärast et paljudele jäi arusaamatuks, miks ajaloolise valimisvõidu saanud Isamaa nii kergelt linnapea positsioonist loobus. Nii saigi peale valimisi väga kiiresti selgeks, et Tartu linnapeana jätkab Urmas Klaas. Ja Tartu on alati olnud linn inimeste jaoks ja sellises heas vaimus me kindlasti ka peame jätkama. Ka Isamaa enda sees on linnapeatooli äraandmine tekitanud omajagu kriitikat. Erakonna liige Mihhail Lotman võrdles otsust linnapeakohast loobuda ja selleni viinud kahekäigulist kombinatsiooni malemänguga, kus sellist käiku nimetatakse idioodimatiks. Tartus Isamaa esinumber olnud Tõnis Lukasest saab hoopis volikogu esimees. Tartlased toetasid mind valimistel ikkagi väga massiivselt ja ma tahan selle linna tasakaalukas juhtimises kindlasti kaasa lüüa. No hinges ei jää kripeldama, et järsku oleks pidanud ikkagi linnapea olema. Ma olen ju linnapea olnud ja mul ei ole selliseid lahtreid, kuhu ma tahaksin eluloos linnukesi tõmmata, ei kripeldama ei jää midagi. Politoloog Rein Toomla ütleb, et Lukase jaoks on volikogu esimehe positsioon kindlasti turvalisem valik. Me ju teame seda, et kui inimene saab linnapeaks ükstaskõik kus kohas, siis ta peab ju tulema Riigikogust ära. Volikogu esimees, kes võib olla samaaegselt ka Riigikogu liige, on kindlasti, kuidas ütelda, siuke julgem ja stabiilsem ja muidugi ka natukese vist mugavam. Milline siis on uue linnavalitsuse järgneva 4 aasta tööplaan? Väga tähtis punkt on see, et algaks Siuru Tartu kultuurikeskuse ja välialade ehitus. Meie jaoks on väga oluline, et Tartu linn hakkab kaasa rääkima ka üle-eestilistel teemadel. Ei piirdu ainult sellega, et me tahame, et Tartu-Tallinn maantee oleks 4-realine. See on kõigis siinsetes senistes programmides olnud. Me leppisime koalitsioonilepingus kokku nõnda, et meie parkides ja rohealadel tuleb leida mõistlik tasakaal ökoloogia ja esteetika vahel. Sünnitoetus, mis on omavalitsuse maksta, tõuseb. Meil on see väga oluline. Me ei tõsta lasteaiatasusid. Ja meie ühine soov on selles, et ka kõik meie liiklejad mahuksid Tartu linna kenasti ära. Sellest on ju väga palju räägitud ja räägitakse. Seni ongi enim tähelepanu tekitanud punkt, mis puudutab rattateede võrgustiku ülevaatamist. Näiteks on otsustatud, et laiale tänavale lubatud 2-suunalisi rattateid ei tule. Et need samad otsuseid, et sinna teha need jalgrattateed ja need asjad on tehtud samas koalitsioonis, kus oli nii Isamaa kui Reform, eks ole, ja nüüd siis tehakse suur muutus, ehk tegelikult iseenda töö visatakse nurka. Ja seal on sisuline probleem ka muidugi, sest need on tegelikult plaanitud teha ju eurorahadega suuresti. Ja kui seda täna ei tehta, siis ma arvan, et seal tekib nagu see küsimus, et kas seal tuleb midagi tagasi maksta või läheb see projekteerimine raisku või mis iganes. Nii et iseenda otsuste muutmine, see on ka muutus muidugi, et selles mõttes, et keegi ei keela meil areneda. Reformierakond saab uues koalitsioonis 2 ja Isamaa 3 abilinnapea kohta. Rahanduse ja linnavarade eest hakkab vastutama ehitusinseneri haridusega reformierakondlane Martin Beck, kes sai valimistel 48 häält. Rahaga ometigi meil näib, et siin väga hästi lood ei ole, et võlakoormus vist aasta lõpuks on 180 miljonit eurot. Võlga ei pea kartma ja seda võlga oleme võtnud kontrollitult, kaalutletult, et kuna meil on nii suured investeerimisobjektid, südalinna keskuse ehitus ja muu selline, siis see on teadlik tegevus, et linn kasvaks. Tartu arengu, planeeringute ja ruumiloome eest hakkab seisma mitme kõrgharidusega endine Elva abivallavanem reformierakondlane Kertu Vuks, kes sai valimistel 134 tartlase toetuse. Vuks lubab, et planeeringute ja ehitusprotsesside menetlemise aeg lüheneb. Täna meil on keskmine planeeringu menetlusaeg 1,9 aastat. Et seal on teatud seaduslikud piirangud, kui kiiresti üldse saab planeeringut menetleda ja loomulikult ei tohi siin ära unustada seda, et planeeringu menetluse raames peavad kaasa saama rääkida ka kõik huvilised, et see juba omakorda on see, mis ajafaktorit tõstab, aga ma arvan, et sellest 1,9 aastast allapoole saab veel küll tulla. Isamaa ei avaldanud täna, kelles saavad linnavalitsuses nende abilinnapead. See pidavat selguma esimeseks volikogu istungiks detsembri alguses. Küll aga spekuleeritakse, et Isamaa paneb Tartus abilinnapeadeks sotsiaalvaldkonna spetsialisti, varasemalt EKRE-sse kuulunud Merle Kivasti, Tartu Ülikooli endise raamatukogu direktori Martin Halliku ja endise Tartu abilinnapea Priit Humala. No eks nad on rünnatavad. Paratamatult nad on rünnatavad, et neil on põhimõtteliselt aega kuni 4. detsembrini, et miks nad ei taha praegu neid välja ütelda, no see näitabki seda, et käivad sellised tõsised vaidlused nende selle 3 koha täitmise üle.